Tere kõigile looduse ja keskkonnasõpradele. Tänases saates toome teie ette mitmed murelikud lood, mis näitavad, et keskkonnakorraldus nii Eestis, aga ka mujal maailmas, tänase näite põhjal USAs, on kaugel ideaalsest. Saame teada, miks kultuuriinimesed ei soovi Rail Balticut. Räägime 2 kuud tagasi juhtunud fosforiidikatastroofist Floridas. Räägime tülist Tallinna linna ja riigi vahel parkide korrastamisel. Fosforiidi ohtlikkusest loodusele ja põhjaveele oleme oma saadetes rääkinud korduvalt. Nüüd toome teieni info sellest, mis juhtus hiljuti USAs. Tänavu augusti teises pooles lekkis ühes Florida fosforiidikaevanduses Tampa piirkonna põhjavette rohkem kui 700 miljonit liitrit radioaktiivselt reostunud vett. Enne kui teemat hakkab käsitlema Juhan Aare, tuletame meelde, et kaevandamisluba USAs ootab Eesti Energia põlevkiviprojekt Utah's. Nüüd kuulame Andres Raidi lugu. Eesti Energia pole valitsuse nõusolekul USAs Utah osariigis Vernali linna lähedal oma avantüüri siiamaani lõpetanud. Aastaid on Eesti Energia valetanud nii Utah osariigi ametnikele kui ka oma Eesti rahvale, et Enefit 280 tehnoloogia läheb sellisel viisil käima. Utah's on kogu ettevõtmine kogunud suuri protestijate hulki ja mis ülimalt oluline, ümbruskonnas pole lihtsalt vett, milleta kogu ettevõtmine lihtsalt ei ole põhimõtteliselt võimalik. On küll üks jõgi, Black River, kuid selle veekasutuse loa saamine pidi olema oluliselt keerulisem, kui hankida endale näiteks tuumapommi valmistamise litsents. Ilmselt on kogu ettevõtmise perspektiivitusest aru saanud ka Utah osariigi valitsust, sest asi on hakanud soikuma ja seda võib näha Eesti Energia palgatud lobistide tegevuse vaibumisest. Kõigele lisaks näitavad Saksamaal tehtud kivimiproovid, et orgaanikasisaldus põlevkivis on enam kui küsitava väärtusega. Kogu üles kiidetud ja miljardi maksma läinud objekt kujutab endast tegelikkuses aga üht väikest mäe külge, millele keegi oleks nagu püüdnud vaateplatvormi külge ehitada. Tuletame meelde, maksumaksja on selle kõige eest maksnud juba miljardi. Nüüd aga teema juurde, mis Ameerika Ühendriikide meedias on viimastel nädalatel pälvinud suurt tähelepanu. Põhjavette on lekkinud radioaktiivseid aineid Florida osariigi ühest fosforiidikaevandusest. Räägib Juhan Aare. Ligemale aasta tagasi, oktoobris 2015, tõstatati taas jõuliselt Virumaa fosforiitide kaevandamise teema. Teadlaste ja ärimeeste esinemistes rõhutati korduvalt asjaolule, et käes on aeg, mil ka fosforiitide kaevandamine võib olla loodusele ohutu. Hiljutised sündmused Floridas, maailma suurimates fosforiidikaevanduste piirkonnas, toimunud sündmused viitavad aga sellele, et veel on vara rääkida niisugusest meeldivast asjast nagu fosforiitide looduse sõbralik kaevandamine. Tänavu augusti teises pooles lekkis ühes Florida fosforiidikaevanduses Tampa piirkonnas põhjavette rohkem kui 700 miljonit liitrit radioaktiivselt reostatud vett. Fosforiite töödeldakse seal nii nagu enne vanasti. Maaki töödeldakse väävelhappega. Protsessi käigus eralduvad ka mitmesugused radioaktiivsed elemendid, näiteks uraan ja raadium. Need elemendid sadestuvad fosforiidi töötlemisel tekkiva fosfokipsi koostisse. Aastakümnete jooksul on Florida kaevandustes moodustunud tohutud fosfokipsimäed. 1 tonni väetiste tootmiseks vajaliku fosforiidi kontsentraadi saamiseks tuleb töötada läbi nii palju maaki, et selle tulemusel tekib 5 tonni radioaktiivset fosfokipsi. Niisiis mingite uute looduse sõbralike tehnoloogiate kasutamisest esialgu veel rääkida ei saa. Te näete praegu ekraanil seda tohutu suurt fosfokipsi kuhilat, mille keskele oli tekkinud ligemale 100 meetri sügavune auk. Selle augu kaudu hakkaski augusti keskel radioaktiivsete elementidega saastunud vesi voolama Tampa piirkonna elanike põhjavette. Paraku ka USAs, ühes maailma kõige moodsamate tehnoloogiatega riigis, ei näe me fosforiitide kaevandamisel ja töötlemisel
mingeid uusi ja loodusesõbralikke meetodeid. Kõik käib nii nagu enne vanasti. Kaevanduste omanikud ajavad taga võimalikult suuri kasumeid. Looduskeskkonnale kulutatakse raha nii vähe kui võimalik. Florida juhtumi puhul on aga võib-olla kõige hullem see, et kaevanduste omanikud ja kohalikud võimud hoidsid infot kinni selle radioaktiivse vee sattumisest põhjavette ligemale 3 nädalat. Kaevandusettevõtte Mosaic asepresident ütles 20. septembril. Firma kahetseb toimunut ja vabandab oma 4000 töötaja nimel, et avalikkust ei informeeritud koheselt radioaktiivse vee sattumisest Tampa piirkonna elanike põhjavette. Nüüd pakutakse soovijatele tasuta pudelivett ja tasuta võimalust oma kaevu või siis kraanivee joogivee kvaliteedi testimiseks. Aga kaevandusettevõttel Mosaic on tegelikult ka suured plaanid laiendada olemasolevat tootmist. Tahetakse jätkata, laiendada oma tegevust veel ligemale 30 000 ruutmeetri suurusel alal, mis asub Florida kaunis ja looduslikult mitmekesises piirkonnas. Floridas asuva bioloogilise mitmekesisuse keskuse direktor Jacqueline Lopez teatas, et tuleb nõuda osariigi ja föderaalvalitsuse esindajatelt järgmist. Tuleb tõkestada erakordselt ohtlikuks muutunud fosforiitide kaevandamise ja laiendamise plaanid. Palusin täna stuudiosse seda teemat veidi kommenteerima Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teaduri Kai Künnis-Peresi. Tere tulemast. Kai, öelge palun, mis hakkab siis põhjaveega edasi juhtuma, kui niisuguses ikkagi suhteliselt suures koguses üle 700 miljoni liitri radioaktiivselt reostatud vett põhjavette satub? Kui selline radioaktiivne vesi satub põhjavette, siis oleneb selle põhjavee tüübist, kas ta jääb sinna ühte kohta pidama või ta levib seal suhteliselt laias piirkonnas laiali. Ja siis ta jõuab kindlasti ka joogivee allikatesse, kaevudesse ja kaevudes hakkab ta mõjutama inimeste tervist sel moel, et radioaktiivsus on tervisele kahjulik, nagu me kõik seda teame. Kui kiiresti selline vesi võib maal liikuda nendes põhjaveekihtides? See kindlasti oleneb konkreetsest kohast ja konkreetsetest pinnavormidest ja veelasunditest. Kas on põhjust olla väga kriitilised sellise olukorra tekkimise suhtes või võib öelda niimoodi, et võib-olla loodus saab ise hakkama? Radioaktiivsusega loodus ise hakkama ei saa, see on enam kui kindel, et kui radioaktiivsus sealt saab kaduda ainult lagunemise tulemusena, aga nagu me teame, radioaktiivsed elemendid lagunevad väga-väga pika aja jooksul. See tähendab, et ega nad kuidagi teistmoodi sealt ikkagi välja võtta neid ei saa. Ja põhimõtteliselt tähendaks ikkagi seda, et need veekihid või see piirkond, kus see radioaktiivsus on vette sattunud, on tegelikult joogivee allikana kõlbmatu. No igal juhul Tampa piirkonna inimesed on joogivee probleemidega kokku puutunud juba aastaid tagasi ja paljud sealsed inimesed ütlevad, et nad kraanivett joomiseks võeti kunagi ei kasuta ja ka kui nad lähevad poodi vett ostma, siis nad vaatavad hoolikalt pudeli silti, mis seal kirjutatud on, kus see vesi pärit on ja nii edasi. Nii et vee teema on ikkagi muutumas üha aktuaalsemaks maailma väga erinevates piirkondades. Kvaliteetse joogivee saamine oma lauale ei olegi nii lihtne. Ja vee teema on üks väga oluline teema ja kahjuks me siin Eestis, kuna meil vett on nii palju ja me ei kujuta ette, et ühel hetkel vett lihtsalt kraanist ei tule või me ei saa oma käsi pesta või nõusid pesta sel ajal, kui me just tahame. Seetõttu me ei oska ka seda kõike väärtustada, no ikka kui inimesel on asjad käepärast olemas, siis ta selle väärtust tegelikult ei oska hinnata alles siis, kui seda enam ei ole.
ärimehed Tiit Vähi, Lembit Kaljuvee ja nende mõttekaaslased tahaksid Rakvere lähedale Pandivere kõrgustikule rajada maa-aluse fosforiidikaevanduse. Mis juhtuks aga siis, kui ühel päeval voolaksid fosforiidi töötlemise radioaktiivsed heitmed Pandivere kõrgustiku maa-alustesse veekihtidesse? Suurele osale Mandri-Eestile hukatuslikult mõjuv looduskatastroof oleks kindlustatud. On vähe kuulda, et kavandatav Rail Baltic oleks toonud meile positiivseid emotsioone. Nüüd on kultuuriinimesed märku andnud, et Eestit läbistav raudteetrass võib lõhestada hoopis ühiskonna. 102 Eesti pärast südant valutavat inimest leiavad, et Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul. Nende poolt kirjutatud murekirja tutvustati ka loodusõhtul Rahvusraamatukogus. Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul. Nii leiavad 102 Eesti pärast südant valutavat inimest. Avalikkuse ees on Rail Balticuga seoses seni rõhutatud 2 aspekti. Esiteks öeldakse, et sellest sünnib moodne ja kiire raudteeühendus Euroopaga. Ja teiseks, et selle rajamine makstakse suures osas kinni Euroopa rahaga. Sellega piirdumine annab kogu projektist aga väga väära ettekujutuse. Tegelikkuses on Rail Baltic Eesti mõistes enneolematu koloss. Tegu ei ole kaugeltki mitte süütu ümbrusesse sulanduva tavapärase raudtee mõõtu rajatisega. Seetõttu on kahetsusväärt, et see, mida Rail Balticu ehitamine veel ja päriselt endaga kaasa võib tuua, on jäänud avalikust arutelust suuresti kõrvale. Probleemi võtab kokku Eesti ajakirjandustegelane Mart Raudsaar. Olen skeptiline selles suhtes, et trassivaliku ja selle mõjude puhul oleks kõik probleemid avalikult piisavalt läbi vaieldud. Kahjuks on mul varasalves suur hulk näiteid, kuidas Eesti Vabariigis on avalik võim planeeringute või kas või lasteaia remondi asjus inimestest lihtsalt üle sõitnud. Mis see muud on kui rahva usaldamatus valitsejate vastu. Keskkonnanädal käis Rahvusraamatukogus toimunud loodusõhtul, kus korraldajad ja MTÜ avalikult Rail Balticust esitlesid saalis olijatele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitatud järelpärimise vastuseid. Küsimusele, kuidas rahasid jaotatakse, ei saadudki ühest vastust. Esimene punkt, millest ma rääkisin, on see, et see raha, mis Euroopa ühendamise rahastust on Eestile eraldatud, seda võib kasutada erinevateks projektideks, eelkõige nendeks, mis on selles projekti lisas märgitud ja sinna on märgitud ka läbi Tartu kulgev trass. MKM kindlasti ütleb, et kõik asjad on lukus ja kõik on otsustatud ja raha juba tuleb. Päris nii see ei ole sellist paberit, et Euroopa Liit eraldab meile €1 miljard Eesti trassi jaoks. Me näinud ei ole veel. Tegelikult sõltub kõik sellest tasuvusanalüüsist, mida praegu lätlased teevad. Millised numbrid sealt tulevad, selle järgi ka Euroopa otsustab, kas ta annab raha või ei anna raha. MTÜ avalikult Rail Balticus tegi ettepaneku, et raudtee planeerimine senisel trassil peatada ja leida majanduslikult sobivam variant. Eestis on juba vajalik raudteevõrk olemas ja see tuleks kaasajastada ning inimestele kasutuskõlblikuks muuta. Vastasel korral kaoks needki võimalused, sest Rail Balticu senine trass elu Eestis ei parenda. Meie analüüs näitab, et praegu olemasolevat raudteekoridori on võimalik kasutada vähemalt 200 kilomeetrit tunnis rongide liigutamiseks. Ja meie arvutused näitavad, et seda oleks ka palju otstarbekam teha. On odavam ja tulud on suuremad. Samuti ei ole täna veel kaugeltki selge, kui palju üldse Rail Balticu projektile raha eraldatakse ja kuhu see raha läheb. Eks peamiselt puudutavad näiteks seda, et milline on ikkagi see lubatud raha. Kas on nende poolt kindel väide, et on garanteeritud Euroopa poolt saada see €1 miljard või on see ikkagi oletus. Siis teine küsimus on see, kui Euroopa annab meile mingi raha, siis kui palju peab Eesti riik panema ja juhul, kui sellel raudteel ei ole liiklust, siis kes maksab kahjumid? Erakond Eestimaa Rohelised on üles seadmas petitsiooni, kus oodatakse kõikide inimeste kaasumist, et üheskoos saada osa Rail Balticu otsustamisprotsessist.
seni ei ole ühiskonnas mingit selleteemalist arutelu toimunud ega rahva käest midagi küsitud. Väga kurb tunne valitseb. Selles mõttes, et meie arust on see väga suur viga, mida tehakse praegu. Ja meie jaoks on mure see, et ütleme, et Eestimaal oleks rahval hea elada. Aga kui me teeme investeeringuid, mille tasuvust me ei näe, vaid me näeme ainult tuleviku kulusid ja pole näha kaubavoogusid, pole näha neid inimasse, me räägime siin vist 5 miljonist inimesest ja 15 miljonist tonnist kaubast, mis peab kogu aeg käima, 20 rongitäit kaupa peab iga päev liikuma vastavalt sellele tasuvusarvestusele. Neid koguseid ei ole. Kui me vaatame, kunagi oli ka Neivelti artikkel sellel teemal, et kui ehitatakse tavalist kaubanduskeskust, et sellisel juhul on vaja allüürniku. Tavaliselt on seal üks suurem pood ja selle ümber siis tulevad väiksed poed. Praegu pole ühtegi suurt firmat Eestis, kes ütleks või garanteeriks kas või mingigi kauba sellele raudteele. Et see on väga riskantne projekt. Miks sellist projekti on ette võetud, ei oska öelda. Näib, et siin on suured ehitusfirmad, kelle huvi on siin mängus. Kui me loeme uudiseid, me näeme, et siin suured firmad ostavad kokku projekteerimisfirmasid selle jaoks, et hakata projekteerima Rail Balticut. On juba näha, kuidas investorid paigutavad raha ehitusfirmadesse selle jaoks, et hakata sealt tulevikust Rail Balticust kasumit lõikama. Aga miks on see hea Eesti inimestele, seda mina ei tea. Rail Balticu trassivalikuga ei ole rahul ka Jaan Riis, kes on üks selle teema eestvedajaid ja allkirjade kogumise organiseerijaid. Riis arvab, et rongide sõidukiiruseid tuleks vähendada, sest see säästaks nii raha kui loodust. Mis seisus me siis praegu oleme? Hea küsimus. Nüüd äsja ilmus 101 kultuuriinimese ja loodusinimese ühispöördumine ja see esimene vastukaja, mis tuli, oli päris huvitav. Rein Lang nimetas meid Moskva käsilasteks ja samaaegselt on ka ikkagi mitmed muud ringkonnad öelnud ja küsinud, et kuidas nad saaksid meie mõttega ühineda, et ikkagi arutada läbi kõige kõrgemal tasemel, ma arvan, et see võiks olla kindlasti Riigikogu tase, et milline oleks siis Eesti tuleviku jaoks parim variant selle nii-öelda müütilise Rail Balticu teemadel. Mille vastu need inimesed on? Need inimesed on tegelikult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja ütleme poolt kogu selle juhitava protsessi arrogantsuse vastu. Et öeldakse meile lihtsalt ka vastulauses juba, et meil on valida, kas võtame Euroopa abirahad vastu või jääme neist ilma. Sellise suhtumisega ei ole mõtet üldse nagu ju välja tulla, sellepärast, et me oleme üks osa Euroopast ja me vastutame Euroopa rahade kulutamise täpselt samamoodi nagu oma riigi rahade kulutamise eest ja sellist nii-öelda juttu ei ole mõtet rääkida. Me peaksime ehitama ikkagi ainult mõistlikke asju, ükspuha on nad siis oma riigi rahadega või saades toetusi, me vastutame tegelikult nende rahade mõistliku kulutamise eest. Üks asi on nüüd rahade kulutamine, aga teine asi, miks me täna siin ka räägime, on ju Eestimaa loodus ja kuidas see raudtee nii-öelda piltlikult meie Eestimaa pooleks siis tõmbab. Teie olete väga palju Eestimaal ringi sõitnud looduse omnibussiga ja teate igat käänakut, igat lõiku, iga maakonna piirkonda, et kuivõrd siis ikkagi see meie loodusele halba võib teha? Sellise kujul, nagu teda planeeritakse, et ta lõikab tõesti täradega Eesti kaheks. See, mis jääb siis Tallinn-Pärnu liinist lääne poole ja see, mis jääb siis teisele poole. Ja küsimus on selles, et alati võib öelda seda, et me võime igat leevendavad meetmeid teha, tähendab küll ökotunneleid, küll ökoviadukte ja kõike seda asja. Aga küsimus on teine pigem, et kas see kõik see asi tasub seda neid kulutusi ära. Me lõpuks, ma kardan seda, et me saame ühe sellise pool maha jäetud monstrumi, mida nagu reaalselt väga ei kasutatagi ja me peame need kahjud tulevikus kinni maksma. Nii et ma võtan kas või lihtsalt näited
Saaremaa süvasadam, mis kunagi ehitati ilmselt selle mõttega, et saaks arendada tax-free kaubandust seal pealt teenida, või võtame Koidula transiidikeskuse, mis saas hiljuti ju valmis mõned aastad tagasi, panime 70 miljonit Euroopa raha sinna kulutusime ära, mis praegu tegelikult ka igavleb tühjuses. Tuleks ikkagi kaaluda veel üle Tartu alternatiivi, no selve Rail Balticu alternatiivi. Ja kui me ehitame ta nii-öelda normaalkiirusega ja ilma nende suurte sildade ja tunnete riigina, me sama raha eest saaksime teha nii ühenduse, korraliku raudteeühenduse Tallinn-Tartu-Riia vahel kui ka Tallinn-Pärnu-Riia vahel ja eks raha ülegi. Me tahaks kiirused maha, ei tahaks seda nii palju tunneleid ja sildu, tahaks selle, et jääks nagu ikka normaaltasapinda, siis saaks ka loomad üle raudtee liikuda, nii intensiivset liiklust meil niikuinii ei tekki ja tegelikult me suudaksime arendada kogu Eesti raudteevõrgustiku ühes süsteemis ja miks mitte kõik Euroopa laiusega. Nii et tegelikult mitte ainult Tallinnat ei ole vaja viia Euroopasse, aga tegelikult kogu Eestit on vaja ühendada ka Kesk-Euroopaga ja ikkagi peame meeles pidanud, et me oleme ise üks Euroopa osa. Aitäh, Jaan Riis, tulemast. Ja Rail Balticul hoiame ikka silma peal ja vaatame, kuidas asjad edasi arenevad. Väga paljud teist kallid vaatajad ehk ei teagi, et suur osa rohealadest Tallinna linnas ei kuulugi linnale, vaid on riigi omanduses. Pealinnale kuulub vaid 30% linna rohelusest. Just see fakt on otseseks takistuseks, et Tallinn ei saa oma parke korrastada nii, nagu nad tahaksid. Hullemaks läheb olukord siis, kui riik müüb linnas asuvaid rohealasid kinnisvara arendajatele. See tuleneb otseselt sellest, et riik ei taha Tallinna linnaga teha keskkonnaalast koostööd. Paar nädalat tagasi käisime kaameraga Nõmme parkmetsas, et osa saada Vabaduse pargi korrastatuse mõtted algutest. Tallinna linn ja nõmmekad ise soovisid parki rajada rododendroni aia. Kõik oli suurepärane ajani, mil selgus, et pargis on piirkondi, mis on riigimaa ja kohalik omavalitsus ei saa nendel maadel toimetada. Vabaduse parki Kiviktailme rajamisega on taas päevakorda kerkinud vastuolud riigi ja linnakodanike heaolu ning huvide vahel. Tegelikult inimene näeb ikkagi, et kõige eest vastutab omavalitsus. Aga nüüd meie probleem on see, et kui me näiteks võrdleme Helsingiga, Tallinnat ja Helsingis on kuskil 80% maadest on Helsingi linna käes, siis Tallinnas on see vaevalt 30%. Ehk siis kas on reformimata riigimaad väga palju või on siis riigi käes väga palju. Ja teame ju seda tipi-trepi lugu, kus inimesed küsivad ka meie käest, et miks te trepi korda ei tee ja nad ei oskagi riigi poole pöörduda. Aga meie seda korda teha ei saa, sest see on riigimaa. Ja vaieldes riigiga tekib see küsimus, et riik oma maast loobuda ei taha ja siis tegelikult inimestele on niisugused suured silmad üllatunult vaatavad ja uurivad, et kaua nad siis jagavad ja kaklevad, miks nad ei tee neid asju korda. Rohelise pealinna üks sihte ongi ju pargikultuuri arendamine. Euroopa linnades väärtustatakse linnasiseseid parke kõrgelt, kuna just need pakuvad inimestele võimaluse taastada side loodusega ning keskkonnasõbralikult liikuda. Tegelikkuses ja tehniliselt on aga pargi korrastamine keeruline, kuna park nagu paljud teised haljasalad Tallinnas kuuluvad kas riigi omandisse või siis on riikliku kaitse all. Seetõttu sõltub Vabaduse pargi korrastamine tegelikult mitte linna huvist, vaid riigi soovist ja loast seda teha. Meie oma planeeringutes ei ole ette näinud, et see on arendatav ala. Aga meie ka midagi nagu eriti teha sellesse ei saa. Ja nüüd, kui näiteks ütleme, et ei võeta vastu seda otsust, minu meelest ka siin alles talvel ju Rainer Vakra lubas keskkonnakomisjoni esimehena, et juba jaanipäevaks on seadus vastu võetud, nii ta ütles, juba jaanipäevaks on seadus vastu võetud, mis annab võimaluse kohalikel omavalitsustel siis kooskõlastada selliseid maid või mitte. Tänaseks sellist seadust vastu võetud ei ole. Alles see oli, kui kevadel rajuti koos mändidega maha ka tükike Nõmme tõelist olemust Rännaku puiesteel. Puuderaie sai võimalikuks tänu seaduse augule. Riigi poolt kehtestatud seadus võimaldas teha tiheasustusega Nõmme kinnistul hooldus- ja uuendusraiet linnaga koos kõlastamata. Tegelikult on koostatavas Nõmme üldplaneeringus linn otsustanud mitmed alad jätta rohealadeks. Konflikt on selles, et riik piirab kohaliku omavalitsuse planeerimise õigusi.
õigustuseks elamumaa laiendamisele rohealade arvelt tuuakse põhjendus, et linn peab arenema ja sinna hulka kuulub ka elamispindade lisandumine. Tegelikult on detailplaneering ju selline, et see ju paneb sinna tingimused, kui palju seal puid tuleb maha võtta või kas mingid teed saab teha või ei saa või kas ja millises ulatuses hooneid saab ehitada ja nüüd meile see ei sobi. Tallinna linnale ei sobi nii, et kavalpead flirdivad kord riigiga ja siis linnaga. Et näiteks kui arendaja tuleb ikka detailplaneeringuga, seal märgitakse kõik tingimused ära, siis me saame minna selle maaga edasi. Aga nüüd, kui nad lähevad ja lähevad oma rinnaga peale selliselt, et lõhuvad siis selle maatüki piltlikult öeldes ära, et siis vastu inimeste tahtmist, vastu linna tahtmist võetakse mets maha, see realiseeritakse, saadakse palju raha ja siis tahetakse detailplaneeringut teha, vot selline kavalus meil läbi lähe. Probleemile võib lahendust pakkuda esmaspäeval kogunev Riigikogu keskkonnakomisjon, kus tuleb arutuse alla seaduse muudatus, kuidas hallata linna rohealasid. Loodame parimat. Keskkonnanädal täna lõpetab. Loodame, et 2 nädala pärast on rohkem häid uudiseid. Kohtumiseni.